Selline või mõni taoline kohvimasin on igas kontoris ilmselt olemas, aga nüüd oleme jõudnud Bolti kontorisse tööandjate seas 5. kohal. No siin on selline kohvimasin, teine veel, aga kui kohvi ei taha, siis siin saab lasta tasuta endale erinevaid karastusjooke, piparkooke värvida. Siin saab erinevaid kakaosid võtta, panna siia peale vahukomme, erinevaid helbeid, siin saab erinevaid mahlasid võtta, külmkapp erinevate kodujuustudega, kohukestega, jogurtitega, on pakkuda ka erinevaid helbeid ja seda siis loomulikult tasuta. Siin on 6 erinevat võimalust valida endale istumiskoht, mängida erinevaid mänge. Lisaks toredale kontorile on tegelikult olulisem ju see missioon, mille nimel me siin töötame. Me tahame maailma paremaks muuta. Maailma muutmine on raske töö ja mõnikord tuleb puhata. Ja nüüd astume ruumi, kes tahab erilist mõnu, nimelt sauna. Seda ette broneerima ei pea, kui tuleb lihtsalt tuju, siis tuled. Kas millegi üle inimesed Boltis kurdavad ka? Meil on siin 3 erinevat kontorit, et kui ühes kontoris on üks puuviljavalik, aga teises kontoris on teine puuviljavalik või kohukesed on näiteks ühte sorti ja teises kontoris on teist sorti, et siis me ikkagi vaatame ja kuulame neid, et mis kõige paremini peale läheb. Ja naljaga pooleks võib öelda, et ka Bolti töötaja elu on täis pinget ja kannatusi. Näiteks kui sa tuled tööle hiljem, siis võib juhtuda, et sinu lemmikkohukene on siit kapist juba otsa saanud. Seaduses ettenähtule lisanduvad puhkusepäevad, tervise- ja spordikompensatsioon, suured ühisüritused tihemini kui kord aastas. See on kõikide edetabeli esiotsa firmade tavaline elu. Meil on palju üritusi, mis on korraldatud tööandja poolt, et tullakse kokku näiteks Halloweeni tähistama või jõulupidu või suve pidu, mis kutsutakse siis Summer Summitiks, kuhu tulevad pea kõik töötajad kokku siia Eestisse ühe katuse alla. Esiviisikus olid veel 4. Wise, 3. Telia, 2. Swedbank ning esimesel kohal 4. aastat järjest LHV Pank, kelle kontor on aga Boltiga kui öö ja päev. Nende kontori kõige luksuslikum element ja nurk on see kuusk. LHV esindaja sõnul ei ole ükski talent küsinud, kas kontoris saab tasuta kohvi ning mänge mängida. Otsitakse ikka mõtestatud tööd, kus olla veidi ka iseenda peremees. Oma vestlustel me annamegi selle arusaama, et inimene tuleb, ta saab ise võtta otsuseid vastu, ta saab teha ise oma plaani ja ise ka seda vastutada. Nii Boltis kui ka LHVs on võimalik töötada osaliselt ka kodust. Eesmärk töötajatele on paigas, edasi saab töötaja ise otsustada. Ootused on paigas, aga need viisid, kuidas saavutada, jääb endale mõelda. Et selles mõttes ma arvan, et see on ainuõige lähenemine. Aga loomulikult on LHVs olemas ka ikkagi kohvinurk. Siin on kohvimasin, valida saab suure tassi, väikse tassi või piima. Siin on ka külmkapp jäätistega. Jäätised on raha eest. Ega need ainult mugavused ei defineeri seda, et inimesed ise, et sa võid igast kontorist teha või küleda olgu või ilus olgu midagi ägedat ja omast. Ja see väga ilus kontor võib ka olla väga sisutühi, kui inimesed seda ei täida. Normaalne palk on ka muidugi inimeste ootus, aga edetabeli eesotsas lisanduvad sellele ka boonused. Näiteks LHV-l on sünnipäevakingitus selline, et iga töötaja saab endale LHV aktsiaid. Tegelikult saab mõne aasta pärast ka LHV kontori, kus Bolti sarnast ühisala. Praeguses majas ei olevat selleks lihtsalt ruumi. Õige pea juba mõne aasta pärast on ka meil tegelikult siis selline korrus, kus on mängud ja selline elutoa stiilis inimesed saavad kokku ja koos kohvi juua.